arhetüüpne astroloogia aitab lõhkuda seda kartesiaanlikku mulli. Laululehed on saadud kõik Descartesi käest. Kui siis loed Delfit või midagi sellist, et siis on nagu peavoolust kalduvatele hüpatakse korralikult kõrri ja üritatakse nad nagu tuleriidale panna, aga seal kahe maailmasõja vahel oli see täiesti tavaline. Kui me siin praegu ütleme esoteerika, et siis ta on tal kohe niisugune, ta on ju sõimusõnana Delfi kontekstis, aga esoteerika vastandub eksoteerikale, mis on väline ja eso on sisene, varjatum. Kui nüüd rääkida sellistest esoteerikast ja müstikast ja müstilistest kogemustest ja et siis siin minusugusele, keda on ka ikkagi treenitud sellise, ütleme lausa dresseeritud sellise kaasaegse paradigma vormis, et sellest üldse aru saada või et see üldse endale mõeldavaks muuta, selleks ongi seesama Plotinose mudel. Ja kui me räägime astroloogiast ja muudest asjadest, siis see on niisugune metafüüsiline mudel, mille raames need asjad muutuvad mõeldavaks. Nii see on minu asjast. Olen tagasi EBS-is ja jätkuv vestlus Hardoga. Vaatasime siin just järgi, et viimane kord vestlesime umbes 7 kuud tagasi. November 1 sai see saade välja eelmine aasta 2024. Seal keskendusime Tarnase kosmosepsüühe raamatule. Ja täna siis niiviisi vabas vormis vestlus. Võtsingi jällegi Richard Tarnaselt sellise tsitaadi siin, mille ma tõlkisin kuuke tagasi ära. See võiks olla selline käivitav. Ja Tarnas siis kirjutab nõnda, et meie aeg on maailmavaadete vahel, loominguline, kuid siiski eksinud. Ülemineku periood, mil vana kultuuriline nägemus enam ei kehti ja uus pole veel moodustunud. Kuid me ei ole ilma märkideta, milline uus võiks välja näha. Ja päris hästi võtab kokku. Jaa, ma olen küll. Taustal on see küsimus, ma arvan, mida ma olen sinult ka kuulnud, et kust me tuleme ja kuhu me läheme. Nojah, see kõigi või see lugude vaheline ruum, millest on rääkinud Eisensteini, et see on... Ja ma arvan, et eks meist igaüks, sina mina kaasa arvatud, elavad seda kõik kuidagi omal viisil läbi oma naha peal. Et see pole üldse mingi niisugune, kui ma endast räägin, et ei ole mingi niisugune abstraktne joru, vaid on ikkagi konkreetne protsess, mida elame koos tervikuna läbi ja igaüks eraldi, kes tunneb, millis ajal teravamalt, see on omaette küsimus. Nii et ma olen Tarnasaga nõus muidugi. Kirjelda seda Eisensteinist, me ei olegi siin minu kanalil rääkinud, et kuidas see Eisenstein seda... Põhimõtteliselt sama asi, et me oleme tema on öeldud, et me oleme lugude vahelises ruumis, et täpselt sama, mis Tarnas ütles, et üks enam ei kehti ja teine ei ole ennast veel kehtestanud ja nii et aeg on liigestest lahti, nagu Shakespeare ütleb, siis Hamletis vist on see väljend. Et eks seda kõik Eisenstein oli esimene, kes selle eraldatuse lugu laguneb, see story of separation ja see uus, mida siis võiks, see kõik hingab koos on Plotinose fraas, mille ma Tarnaselt üles noppisin, et eks see uus on see, aga tõenäoliselt, aga jah, et see või Petersoni kujund see sama eksoduse või jällegi kujund või on nii palju vanem, aga Petersonilt, et on Egiptusest lahkutud, aga niisugune kõrberännak, enne kui jõutakse tõotatud maale. Räägi ole ja tutvusta seda Charles Eisenstein ja minu saate kanali kuulajad ei ole tuttavad, et see eraldatuse müüt või eraldatus, mis too eraldatus siis on? Kui nüüd kõige sügavamal tasandil vaadata, et siis see võiks olla järsku arusaam kvantrevolutsiooni eelsest füüsikast. Atomos on mis ta täpselt meil oli, ikkagi jagamatu, jah. Et maailm koosneb sellistest jagamatutest aineosakastest, aatomitest, need on nagu sellised
Selleks, et see muidugi niisugune metafooriline üldistus, et sest oleks üldse meiesugustele võimalik rääkida. Need on nagu väiksed piljardipallid ja see arusaam on seal all, ma arvan, ja siis kvantrevolutsiooni käigus nagu Rupert Sheldrake on ilusti väljendanud, et aatomil puudanes põhi alt ära ja see pallide niisugune pundar muutus lihtsalt selliseks nagu põimivaks sündmuste kangaks, kui nii võib väita või niimoodi jällegi selleks, et nendest asjadest rääkida, on üldse tavalisel inimesel on vaja mingit sellist mõistetavat metafoori, et nii vähemasti saan mina sellest aru, ja eks see üldine metafüüsiline või füüsikaline pilt, see kajastab kõiges, et me oleme sotsiaalsel tasandil kogu see üleüldine atomiseerumine, et igaüks on eraldi ja mida me ju mingis mõttes oleme, eks igaüks tuleb oma surma, aga et jällegi mis nurgast vaadata, et see aatomite mudelgi ju ei ole päris vale, et ta aitas seal ühtedest ja teistest asjadest aru saada, aga nagu iga mudel ta jätab mingid teised asjad varju ja veel kord, kui tagasi see eraldatuse juurde, et siis on see sama majandusteooria, ütleme see ühiskondlikul tasandil ta väljendub selles majandusteoorias, kus on üksikud tarbijad ja üksikud firmad ja kõik seal siis niimoodi võitlevad oma ellujäämise eest, mis ei ole jälle lõpuni päris vale, eks, aga ei ole mitte tegelikkus, vaid ikkagi üks võimalus tegelikkust peegeldada. Ütleks mina niimoodi lühidalt selle asja kohta, kui on täpsustavaid. Jaa, kui sa rääkisid, siis mul on arusaadav enam. Jaa, on küll jah, mul tuli meelde tookord, kui see oli juba õige mitu aastat tagasi, kui Hasso Krull käis sinu oluliste raamatute kursusel, tegi animismist, rääkis külalisloengu. Jah, kas see oli? See oli täitsa alguses. See oli järsku neljas hooaeg, jah. Ja seal, kui sa sellest eraldatust rääkisid, siis ta tõi seal neid erinevate tuntumate antropoloogide näiteid. Ja üks näide, mis ta seal tõi, ma jätaks, oli siis Levi Strauss või kes seal oli, aga kui läks siis seal kuskil Lõuna-Ameerikas ühe loodusrahva juurde ja proovis neile siis selgitada mõisted kultuur ja loodus. Neil ei olnud vahet seal. Jah, et kultuurist nad said aru, aga loodusest ei saanud aru. No Ülo Valk kirjutas see on ka õige mitu numbrit tagasi üleloomulik loodus, et ega eestlastele ei olnudki, et kõik oli üks. Ja üleloomulik loodus oli minu arvates selle artikli nimi ja argument oli enam-vähem sama. Ma seda Krulli, seda loengus, seda kohta ma ei mäleta, aga põhimõtteliselt. Ja mis ma tookord sealt kaasa võtsin ja mis mul hakkas siis nagu ideeliselt kuidagi hakkasin tajuma, et too loodus, mida me näeme kuidagi ise, ta on meist mingi eraldi asi ja selline sümbolina, et ta mingis mõttes selline illusioon, me oleme loonud eraldi endast mingi mõiste ja näeme seda, et elu linnas ja siis seal väljaspool linnapiire on siis see üks loodus, mis on kuidagi meist eraldi seisev. Jah, ega kõik see suhkede. Et see kartesiaanlik maailmapilt, et teadvus on ainult meil ja ülejäänud on kõik siukene. Nii võib ka seda vaadata selle nurga alt. Jah, siin mul kohe tuleb see Tarnasest palju juttu. Tarnasest palju oluline inimene minu jaoks ja palju asju tast meelde, et kohe, mis sinu jutu peale meil tuli, ja mida me siin minu kanali valdavalt siis on sellest tähetarkusest juttu, et siis Tarnasel see tähetarkusi, see arhetüüpne astroloogia aitab lõhkuda seda kartesiaanlikku mulli. Jah, see on hästi öeldud, jah. Ja väga haakub sellega oma enda kogemusega. Et jah, ja tõmbab sellest jällegi, et oma enda kogemusest, et ta kindlasti on olnud
üks asi, mis on aidanud sealt eemale kiskuda, ta on küll, ma ei ole küll sinna pidama jäänud või aga et jah, seda ta on tõesti teinud. Ta annab jälle mingi siuke alternatiivse raamistiku asjades. Aga see kartesiaaniga mull, et mulle võib nagu asju lahti seda paljud inimestel on ju mõisted võõrad, et mis too? No ka Descartes jagas maailma oleva siis põhimõtteliselt universumi põhimõtteliselt 8 res extensa ulatuvasi ja res cogitans, mis on mõtlevasi. Res extensa on siis materiaalne maailm, ütleb, et kui siin on ulatuv asi on see, et kui siin on juba üks kohvitass, siis see ruum on võetud, sina ei saa oma kohvitassi enam laua selle koha peale panna, et sa võid see minu tassi peale panna, aga et ühesõnaga asjad võtavad siis ruumis ruumi, aga on siis teine substants, res cogitans, mis seda ei tee, et see on puhas vaim, mis sellises animistlikus maailmas oli põimitud kogu olemisse loodusesse ja siis see, mida on Tarnas minu meelest väga kenasti selgitanud selles kosmoses ja psüühes on, et see, et selle pika protsessi käigus, mis algas renessanssist ja hulgas edasi siis reformatsiooni, sealt teaduslikku revolutsiooni ja sealt siis pärast valgustusajastusse kõik see ütleme vanas maailmas, kus see jällegi Descartesi mõistes, neid mõisteid siis ei kasutatud, et see res cogitans ulatuvaine või tähendab siis mõtlevaine ja ulatuvaine res extensa olid kuidagi omavahel niimoodi läbi põimunud terves universumis. Ma ei saaks astroloogiast rääkida, kui see nii ei oleks. Et siis selle pika protsessi käigus, mida ma siin just näitasin, et renessanss, reformatsioon, teadusrevolutsioon, vältas siin mingi ligi 4 sajandit. Sõltuvalt sellest, kuidas seda otspunkti määratleda muidugi valgustusajast on, et seal see läks lahku, et ühele poole jäi see res extensa ulatuv asi, mis on siis kõik ülejäänud kogu ülejäänud universum ja see res cogitans või siis mõtlevaine see lihtsalt niimoodi imeti sealt välja ja koondus ta siis inimese pealuusse. Ja muidugi see on küsimus, et kus ta seal täpselt on. Descartes arvas, et on käbine äärmes. Ja see on seesama teadvuse raske probleem, et kui kõik see mateeria, mida me ümber näeme loodus, on siis teadvusetu, eesmärgipäratu, tundetu ja meie ise koosneme sellest samast ainest, meie pealuud koosnevad ka sellest samast ainest, et kuidas siis tekib see teadvus, kuidas tekib sellest siis subjektiivne kogemus ja see on siiamaani lahendamatu küsimus ja see on selle praeguse paradigma või siis selle praeguse loo ka siukene Achilleuse kand, nii saan mina aru asjast. Ja see Hard Problem of Consciousness ja David Chalmers siis teadvuse raske lahendamatu, jah, see on veel parem tõlge. Jah. Ja, et see et ma ei tea, andis mingi aimu selle Descartes. Ja see kartesiaanliku mullile. Ja see, sellest eelmises saates või eelmises vestlus oli sellest juttu ka, aga siit saab edasi mõelda, et see samamoodi seal tuli siis see jutuks, et see et see sama see teadusrevolutsioon, et täna me elamegi siis sellises selle näoga maailmas on ju. Ta on nii seal Hiinas kui Indias kui igal pool see globaalne tsivilisatsioon, et ta on siis sellest puust kasvanud. Just. Jah, et kõikide maade kestelevisioonid, kui välisuudiste plokk välja arvata, ajavad ühte sama joru sisuliselt. Kes kellega sõdib, muidugi välisuudised on erinevad, et need on pahad, aga muidu on kõik laululehed on saadud kõik Descartesi käest. Nii saan mina aru asjast.
üks asi, mida ma ise tahan, on see, et ma näen, et võib-olla see on ka selline illusioon või illusoorne, et üritatakse hoida sellist lõhet, siis ütleme siis sellise, nimetame siis selliseks spirituaalseks või siis selliseks kõik hingab koos või siin see anima mundi mõiste, et kogu maailm on hingestatud, et üritatakse hoida võib-olla sellist illusoorset lõhe siis nagu sellise eluviisi vahel ja siis on siis see teadus või siis kartesiaanlik, see teadusliku meetodist, teadusliku paradigmal elav maailm. Et ma arvan, et see suur küsimus on see, et kuidas need saavad koos eksisteerida niiviisi, et neil on, sest me ei saa sellest teaduslikust kuidagi lahti öelda, see on, seda ei tohigi öelda, see on seal käisin Tõnu Viigiga, rääkisime siis sellest astronoomiast Tartu observatooriumis ja seal ma ütlesin talle ka, et täna meil on see Jaan Einastu ja kes seal siis täna siis need astrofüüsikud, kes otsivad seda viimset tõde maailma loomisest, on ju, et kui meil seal varem võib-olla siin eestlastel oma loomismüüt, juudi kristlikel oma loomismüüt, loodusrahvastel oma loomismüüt, täna siis selline loomismüüdi ohjad on seal nende astrofüüsikute käes. Jaa, muidugi, jah. Aga see on... Mis on ka tegelikult kohati õige. Jällegi ta on üks... It's a story, not the whole thing. See on see, et on üks lugu. Aga see on sama tarnas, küllest on seda peale mitu korda olnud juttu, et ta on, ma ei tea, kas sa oled näinud, vaadanud neid seda viieosalist loengussarja sellest Õhtumaa vaimu passioonis, kui ta tsiteerib Keplerit. Ma arvan, et sellest me oleme siin isegi varem rääkinud, et Kepleri päevikut, kui ta oli seal 10 aastat arvutanud seda kolmandat ja siis ühel hetkel sellele ärireude ja siis talle tundus, et nüüd ta on see on vist Paulusega kirjas korintlastele on see fraas, et praegu näeme aimamisi nagu peeglistega siis palgesse. Ja Kepler on tunne, et nüüd on peegel kõrvale jäänud ja nüüd ta näebki nii, nagu asjad on. Ja ma arvan, et see on seal võib-olla seal, jällegi, mis suur arvaja mina siin olen, aga mul on selline tunne, et see on seal all, et nüüd me olemegi jõudnud, et nüüd ongi põhi käes. Aga see on ikkagi samamoodi nähtud aimamisi nagu peeglis lõpuks, ma arvan. Jah, eks siin ju nagu sa siin saate alguses ütlesid, et nagu see teeme siin selle tarnase selle ülemineku perioodi siia sisse ja igalühel oma moodi see üleminek toimub, aga seda on nii selgelt on tunda, et ühtepidi see siin ei saa ilma üldistamata rääkida, aga et see praegune elukorraldus on nagu natuke ummuk sisse jooksnud ja inimestel on põhiliselt tuju paha ja raske on olla. Jah, ma arvan, et koroona tõi selle kõigile kohale. Inimesed on teinud selles muidugi väga erinevaid järeldusi, aga selles mõttes oli kogemus. Ei saa öelda, et kogemus oli ühine, sest kogemust olid väga erinevad ja need mõtestatakse erinevalt, aga ikkagi see mingis mõttes oli see ikkagi ka jälle ühine kogemus. Et see on olnud siin ikkagi fundamentaalne ja selline struktuurne muutus. Kindlasti jällegi oma elus on olnud see murrangulise tähtsusega ja ma arvan, et see on kõigiga nii. Ja just viimasel paari nädalal selleni ma ütlesin ka läbi sinu saadete, kus siis ma olen, siin on nagu esoteerikast on juttu palju ja Eesti ESO ja kõik need saated on ju ja eestlased üldse esoteerika lembelisid ja praegult ka kuidagi see, ütleme siis selline esoteerika on siis võib-olla siis nagu tõusuteel ja mis ma siis sealt sinu tähenduse tegevusede saatest on läbi kumanud, et sama asi oli siis peavoolus või mainstreamis seal kahe maailmasõja vahel. Jaa. Et see on paljude inimestele täitsa tundmatu, et küll täna on siis, ma ei tea, kui siis loed Delfit või midagi sellist, et siis on nagu, siis seal
sellisele, kuidas ma ütlen siis, peavoolust kalduvatele hüpatakse korralikult kõrri ja üritatakse nad nagu tuleriidale panna, aga seal 2 maailmasõja vahel oli see täiesti tavaline. Et sellist reaktsiooni, valulikku reaktsiooni sellel ei olnud. Hillman ju, kellest me täna ei ole veel rääkida, küllap aga sinna jõuame, on öelnud, et mis teeme. Selleks pea olema Jung kirjutas oma doktoritöö okultsetest nähtustest meditsiinis. Ja no justkui need Delfi sulesepad oleksid ise suured teadlased. See on kaagutavad täpselt samamoodi seda, mis ette antakse. Jah, see on paljudele inimestele üllatus, et esoteerika on varem ka moes olnud. Ja no mis on üldse, kui me siin praegu ütleme esoteerika, et siis ta on tal kohe niisugune, seda on ju sõimusõnana Delfi kontekstis, ega esoteerika vastandub eksoteerikale, mis on väline ja eso on sisene, varjatum ja aga siis samamoodi võib öelda ka, et kirurgia on esoteeriline teadus, et ega me anname meile siin skalpell pihku, vaata, mis sellest jutust saab. See on täpselt sama, et see ei ole kõigile kaagutamiseks mõeldud. Et see on selle sõna etümoloogiline sisu. Aga praegu kasutatakse muidugi nii, et kui sa ei ole kõik, mis ei ole hetkel päevauudistega kooskõlas ja need ju muutuvad meil siin ka üle päeva, et see on kõik esoteerika. Tänane nobelist on homne pseudoteadlane ja vastupidi, see pigem kui sedapidi. Jah, see on poliitilise võitluse teema rohkem. Ja siit on mitu nurka, kust minna. No üks esimene asi, mis mul pähe tuli, oli see, millest on ka juttu olnud ja mida siis tarnas sõnad, et siin viimasel 300 aastal, umbes nii, siis need kõige säravamad pead ei ole sinna astroloogia poole vaadanud. Ja see ta ütles kõrvalisloengus, jah. Et see jäi mul meelde. Jaa. No just nimelt, sest see on olnud nii väljas sellest peavoolust ja tema need maailmavaatelised alusoletused on täiesti risti meie kokku sobitamatud meie praegustega. Aga kuivõrd see praegu laguneb meie enese silme, see meie praegune lugu laguneb meie enese silme all, siis vaadatakse igale poole, kaasa arvatud ka astroloogiasse. Ma toon sulle, kuna see tarnase asi jäi mulle meelde, siis ma vaatasin need viimased pagunitega astroloogia ja seal valdavalt siis Keplerit ja Tycho Brahe asju. Ja nemad olid ju, nad olid ka astroloogid. Astroloogid ja Keplerit on rohkem säilinud siis need astroloogilise tekste ja Brahel ta oli kirjutanud. Tal oli üks siis... Newton vorpis ka alkeemiast rohkem kui... See on huvitav teema, ma tean, et nüüd Siim Lillel peaks ta teeb Tartus neid esoteerika laupäevas, et sinna peaks üks Eesti, nad üritavad saada mingi varjus olevat alkeemikut sinna. Et see alkeemia on, ja seal Hillmanist oli korraks juttu, et siin Hillmanil on ka üks 2-tunnine loeng hõbedast ja seal siis ta toob seda nii alkeemiat kui astroloogiat, räägib 2 tundi, et jõle huvitav. Et see alkeemia teema tuleb kindlasti ka... YouTube'is kuskil? Need on mul failidena, ma võin saata. Kus sa... Kuskilt ma audioraamatuna hankisin torrenti kaudu ka kuidagi nii. Aga siis Tycho Brahel, tal oli üks traktaat kirjutatud, siis see nagu, vaatasin, et nii Kepler kui Brahe olid ju selle kaasaegsed astroloogide suhtes ülikriitilised. Ja Brahel oli ka traktaat seal selle astroloogia poolt ja astroloogide vastu.
aga see on kadunud, et seda ei ole alles. Aga siis tal on, ma loen selle ette, siis ma lugesin seal Tõnu Viigile selle ette ka, talle kangesti meeldis ja see on üks endaga võib-olla üks lemmikuid ridu astroloogia kohta ja need Brahe kirjutatud tema aastal siis 1598 ja tal kirjeldab siis oma instrumente ja oma sellist teaduslikku tööd, sest teoses nagu astronoomia instaurate mekaanika. Ja kõlab siis nii, ma arvan, et see võib siin veel kõlada, kuna see on niisugune päris hästi võtab kokku selle astroloogia teema, et ja üldse astronoomia. Et algab nõnda, et Tycho Brahe siis. Ka astroloogia valdkonnas tegime tööd, mida ei tohiks põlata need, kes uurivad tähtede mõjusid. Meie eesmärk oli vabastada see valdkond vigadest ja ebausust ning saavutada võimalikult hea kooskõla selle aluseks oleva kogemusega. Sest ma arvan, et vaevalt on selles valdkonnas võimalik leida täiesti täpset teooriat, mis vastaks matemaatilisele ja astronoomilisele tõele. Kui nooruses huvitas mind rohkem see ennustamise osa astroloogiast, mis tegeleb ettekuulutustega ja tugineb oletustele, siis hiljem tunnetades, et tähtede liikumised, millele see tugineb, olid ebapiisavalt teada, jätsin selle kõrvale. Kuni mul oleks võimalik seda puudust parandada. Pärast seda, kui ma lõpuks sain täpsemad teadmised taevakehade orbiitidest, võtsin aeg-ajalt astroloogia uuesti ette ja jõudsin järeldusele, et see teadus, kuigi seda peetakse mõttetuks mitte ainult ilmalike, vaid ka palju teadlaste, sealhulgas mitmete astronoomide poolt, on tegelikult usaldusväärsem kui arvata võiks. Ja see kehtib mitte ainult meteoroloogiliste mõjude ja ilmaennustuste, vaid ka sünnikaardide põhjal tehtud ennustuste kohta. Eeldusel, et ajad on õigesti määratud ning tähtede liikumised ja nende sisenemised kindlatesse taevaosadesse on kasutatud vastavalt tegelikule taevasituatsioonile ning et nende liikumiste ja pöörlemiste suunad on õigesti läbi töötatud. Nende punktide osas oleme välja töötanud kogemustele tugineva meetodi, mis erineb seni kasutatutest, kuid me ei kaldu andma seda tüüpi astroloogilist teadmisi teistele edasi. Sest see pole antud kõigile, et osate seda kasutada iseseisvalt, ilma ebausu või liigse enesekindlusega, mida pole tark üles näidata loodu suhtes. Esoteeriline teadmine. Seetõttu ei avaldame selles valdkonnas leitud asju või avaldame neid väga vähe. Et mis mulle kõige rohkem siit meeldib on just see, et see, kus ta siis ütleb, et sest see pole antud kõigile, et osata seda kasutada iseseisvalt ilma ebausu või liigse enesekindlusega. Ja seda ebausku ja seda liigset enesekindlust, seda näeb muidugi erinevates valdkondades, aga astroloogias eriti. Ta on nii vulgariseerunud nende ajalehe sabade ja kõigega, et ja astroloogia jällegi see, mis on teine asi siin, et ta on ju nii lai mõiste, et olen siin sellist näidet armastada kasutada, et mida Nikolai Ježovi nimi sulle vist ei ütle midagi. Tema oli üks Stalini timukas seal 30. aastatel. Ja siis pärast lõpetas ise ka ja Vaino Väljas võib-olla juba ütleb meie see iseseisvusaegne kangelane, et mõlemad kuulusid NLKP-sse. See on, NLKP on seega väga lai diapasoon ja ma arvan, et see astroloogia on veel laiem kui NLKP ongi, see mahub igasugu täieliku soga, alates täielikust sogast kuni sellele, mida teevad Tarnas ja Tycho Brahe ja sellised. Et seda tuleb kindlasti ka silmas pidada. Kas või see lühike episood, kui ma seda Tarnasest eelmine, kus sinagi käisid, see kursus kosmosest ja psüühest, mina jõudsin seda küll ainult kraapida kogu seda maailma, et mis seal kõik vabrutab. Et ma sain mingit aimu sellest ainult, et kui lai ja kui lai mõiste see on. See on oluline. Aga läheks siit kaudu nüüd tagasi sinna alguse poole, et või kivisinnikutid asja selle kohta, et sa võid ka terve elu luulet lugeda, aga mitte kunagi luuleni jõuda. See on ilmselt ka hea kuju. See oli hea saade koos Piret Pristoliga. Jah, see on ka astroloogiast tõttu päris vahvaid näiteid. See näide ei mul meelde. Ja käisin siin paar nädalat tagasi siis veel Tartu Ülikoolis salestame seda koos Samar Annusega Mesopotaamia astroloogiast saade, äärmiselt huvitav ja seal siis
Amar tõi sellise näite, et seal Platonil käis siis külas üks kaldealane. Neid kaldealasi siis kutsutagi, ta alguses siis peetigi just neid sealt Babyloniast pärit siis üksid nagu tarku. Hiljem Roomas siis juba need kaldealasi otseselt nimetatigi, et need on need astroloogid. Aga siis seal Platonil käis seal külas üks ja nad seal nagu sarnaselt kui Freud ja Jung said algus kokku, et nad olid seal öö läbi 2 päeva järjest vestelnud. Ja siin see kõik hingab koos, et seda ma olen ise palju kasutanud ja siis selline Plotinose tsitaat siis, ja siis neoplatonism, et räägime võib-olla natuke sellest kõik hingab koos ja sellest Plotinose mõttest ja võib-olla alustame sealt ja siis see muidugi ka, see mõte on ju tegelikult elanud siin taustal. Et saad sinna poole vaadanud ka, et kuidas ta siin taustal on olnud, on ju. Plotinos siis jah. Plotinose kohta ütleb John Vervaeke hästi, et Plotinose või neoplatonism oli nagu praegu otsivad siin need nüüdisaegsed füüsikad otsivad seda Grand Unifying Theory või suurt ühendteooriat, mis siis seaks omavahel kokku sellised tänapäeva füüsika osad, mis põhimõtteliselt, mis jällegi palju mina sest need aru saan, aga mille matemaatika on erinev ja mis omavahel kokku ei klapi, et Vervaeke ütles neoplatonismi kohta, et see oli nagu antiigi suur ühendteooria. Ja üldse, et rääkida, ma arvan, et kui nüüd rääkida sellistest esoteerikast ja müstikast ja müstilistest kogemustest ja et siis siin minusugusele, keda on ka ikkagi treenitud sellise ju ütleme lausa dresseeritud sellise kaasaegse paradigma vormis, et sellest üldse aru saada või et see üldse endale mõeldavaks muuta, selleks ongi see sama Plotinose mudel, mida siis võib vaadata sellise kõik need metafoorid on kohe eksitavad, sest nagu niipea kui ma joonistan siia lauale sõõri, see viitab kohe mingile kohale, aga tähtis on see, et see ei ole kohas, see üks. Plotinosel hakkab pihta sellest, et siin keskel on sõõr, mis on üks. Tema nimetab seda siis üheks, ma mäletan, mis see kreekakeelne sõna ta oli, aga et see on seal kõige keskel, see on haaramatu, väljendamatu, seletamatu, hoomamatu, Hillman ütleb kusagil hästi, mitte küll selles päris kontekstis, et you can't say even nothing about it, et ta on täiesti hoomamatu, et sealt hakkab see kõik pihta. Ma ei tea, võib-olla olemise põhi, aga siis sealt siis emanatsiooni teel, emanatsioon on see väljavoolamine, mida ta kasutab. Üks metafoor, mida abil seda saab mõeldavaks muuta, on, et see keskel on siis nagu küünal, kus siis niimoodi järjest. Aga jällegi, me peame kohe jälle samas aru andma selle metafoori ekslikusest, see viitab ruumilisusele, et kuskil on mingi küünal, aga see on kõik jällegi väljaspool, jällegi haaramatu, hoomamatu, mõistetamatu inimmõistusele ja sealt siis emanatsiooni teel sellest ühest siis kirku kõigepealt on siis vaim, nuus, sealt siis järgmisena animamundi, maailmahing, üksikud hinged ja siis juba kehad ja kuni tead erilaseni välja. Ja sealt siis kõige vähem nuussi ja liivateras või sellises. Et selline mudel ja see on siis, see oleks justkui siis Plotinose ontoloogia, Plotinose epistemoloogia on siis see, et kui ma nüüd hakkan tegema mingeid harjutusi, vaimseid harjutusi, siis nende abil ma jõuan tagasi, see küünal hakkas siit ühest pihta ja kiirgus väljapoole mateeriani, kui mina hakkan vaimsed harjutustega tegelema, siis ma jõuan osadustundeni selle ühega ja kuulen ja see ongi see müstiline subjektiivne, kirjeldamatu, jällegi
kõneldamatu, samamoodi nagu see üks on omamatu, et ma lihtsalt tunnen seda, et see on see, minul endal sellist kogemust võtta ei ole, aga vähemasti see on võimalus, aga ma saan aru, et see on hästi mõeldav ja selgitatav mudel. Nii palju, muidu mõeldav selgitatav mudel, mille keskel on see, mis on mõeldamatu ja selgitamatu ja joomamatu ja haaramatu. Aga ütleme, et kui me räägime astroloogiast ja muudest asjadest, siis see on selline metafüüsiline mudel, mille raames need asjad muutuvad mõeldavaks. Nii see mina asjast aru. Jah, ta kohati isegi nagu astroloogia tal on see, ta nagu sunnib sinna isegi kui ei taha, et kui vaat, et ta viib sind, kui sa juba võtad selle astroloogia, see on huvitav nähtus ka, et kui sa räägid inimesele, kes siis on nagu nii-öelda skeptik on, et siis ta sunnib, isegi kui sa tood selle teema ükskõik kus kellele ülesse, siis ta sunnib sind nii ühele kui teisele poole minema. Nüüd on küsimus, et mis hinnaga sa sealt ühelt või teiselt poolt kinni hoiad? No täpselt nii, et sellest praegusesse maailmavaatesse astroloogiat või praegusesse siis paradigmasse astroloogiat fookida õnnestus on ju tõesti. See on umbes sama, et paned üritad tossi peal või mis on vist see operatsioonisüsteem, mingit Apple'i tarkvara ja nüüd ei lähe või Android on vist parem näide praegu, ei lähe käima lihtsalt, lihtsalt ei tööta. Hing ja mis me siin räägime, see kõik hingab koos, hinge kogemus, kus räägi enda sellistest. Et need inimesed, kes on siis ütleme, kes siis veel eriti võib-olla kuskil hinge põhjas siis tajuvad seda üleminekuperiood ja võib-olla siis suutmatust või tahtmatust selle status quo'ga kaasa minna, et mul siin Mangiga tegime intervjuu ja siis ta tõi näite sealt Eesti esimene siis astroloogiline käsiraamat ja kes selle tõlkis, aga see mees oli siis Tartus matemaatika doktoriga pankur. Nii? Ja siis seal esimese teise maailmasõja vahel. Ja siis jättis oma pangatöö ja hakkas astroloogiks. Ma mõtlesin ka, et eks see sinu nihe on ka suhteliselt sarnane on ju, et majandusanalüütikust kogu see pörkis, et see kuudavad oma fookuse pand siin ida poole ja selle hinge poole. Et väga sarnane, aga sinu sellised öeldakse, mis ma olen siin kuulnud ka, et kui selline põhja paneb, et paljud üritavad kuidagi aidata seda maailma või tahavad mingit põhjapanevat muutust, et siis ma nüüd viimasel olen kuulnud seda ja see mu enda kogemuselt ka, ma olen aru saanud, et see põhjalik muutus saabki tulla siis, kui see enda see hingeline kogemus on olnud niivõrd sügav. Et ta sealt kaudu siis. Eks hakkab pihta sellest, et William James ütleb seda, et asi hakkab, põhiline inimlik probleem on see, et minuga on midagi valesti. Ja siis hakkab see, et on püüd sellest valesti olemisest kuidagi pääseda. Eks siis, kus ma olen nüüd, ütleme 7 aastat sisuliselt. 7 aastat jah, ikkagi on kulunud mul selleks, et siia tulles mõtlesin seda, et üks võimalus seda kogemust sõnastada on jah, et mul on sisuliselt läinud 7 aastat selleks, et ennast sellest vanast maailmavaatest niimoodi lahti murda ja ma olen mitu korda mõelnud, et ma olen nüüd sisuliselt sellega, kus ma alustasin 180 kraadi pöördunud, aga siis ma tundub, ma pöördun ikka veel edasi mitte, et ma samasse kohta tagasi jõuaks, aga need on ikkagi lõpuks jah, ma ei tea, kas ma nüüd küsimusest õigesti aru sain, aga need on jah sellised ikkagi hakkab väga isiklik, konkreetselt minu puhul oli ikkagi vaja lihtsalt ellu jääda. Ja seda ma olen sinugi saates rääkinud, et ega ma ei saanud ju aru, et mul mingi maailmavaade on. Et okei, et maailmavaade selles mõttes, et võib-olla liberaal
kui see sõna veel tähendas seda teist moodi asja, et selles mõttes jah, maailmavaade, või täpselt siis pärast konservatiiv, aga selles mõttes, et maailmavaade, et mul on peas, sa oled ju selle teekonnaga natuke kaasas püsinud, et hakkas pihta filosoofiast, siis psühholoogiasse, nüüd sisuliselt õigeusku, et need on olnud need olulisemad teetähised. Et see, mis ma võtsin kaasa sellest ajast, mis ma pühendasin psühholoogiale või filosoofiale kõige olulisem kokkuvõtte nendest aastatest on seesama kanti siis filosoofia põhisõnum, et meil on peas prillid, et me kõik näeme maailma läbi prillide. Ja et see oli siukene oluline, et meil on prillid pähe kasvanud, aga neid on võimalik vahetada, see on väga valuline protsess, sest prillid on pähe kasvanud ja eks ma neid prille olen siin nüüd üritanud siis vahetada. Ei ta küsi vahele võib-olla midagi. Ja ma võitsin edasi jaurata. Küsin kohe vahele ka. Siin jälle erinevad mitu suunda. Mul lihtsalt enda, kui sa rääkisid, siis teed mul enda lugu ka kuidagi siin taustal või siis mul üks asi, mille peale ma nagu varem mõelnud ka, võib-olla see sarnaselt, see teekond on mingis mõttes sarnane meil ka või see, kui me seda pürkisetsi hakkasime tegema ja see... Laias laastus me teame, mis see umbes kummalgi on olnud. Yeah. Aga ma mõtlesin, ma olen seda ise tagasi mõelnud veel nagu natuke kaugemasse aega. Ja siis mul on üks mälestus on niiviisi, et ma ei tea, vana ma olin, ma võib-olla olin 6 või 7. Ja siis me elasime suviti Maarjamäel bussi number 5 sõitsime sinna. Tulime siis sealt peatuses maha onupoja koos. Ja siis mäletan, kõnnime seal ja siis tuli see küsimus õhku, et kuule, kas kumbki meist usub Jumalat? Ja siis ma mäletan, et üks variant oli siis, et me arutasime Jumala sellise mingi valli vanamehe üle, kes siis seal pilve peal istub. Ja see nagu tundus nagu natuke jabur, aga samas ma mäletan, mu sees oli tunne, mis ei tahtnud nagu öelda, et ei, et ta ei usu, vaid et äkki nagu midagi muud. Siis ma olen sealt läks nagu pikka aega edasi, kuniks siis saad üks, et jõuad sinna puberteedika natuke sealt edasi keskkooli lõppu. Siis sa enda kogemused, et siis ma põrkusin kokku, ütleme selliste, alustuseks kanepiga on ju, siis juba seal teised narkootikumid, et mingid ained, mis siis aitasid mul luua sellist mingit igatsust, mida ma või täita siis mingid, vist lõid sellist kõrgemat ühendust. Jumalakujulist auku hinges. Täpselt, see on väga hästi öeldud. Ja siis sealt läks veel aega edasi, kuniks siis ma hakkasin üks hetk sinna ida poole vaatama. Siis mul oli Jumalast või loojast selline kujutis, et ta on selline absoluut või kuidas seal siis kirjeldatakse, et hinduistlikus, budistlikus, taoistlikus filosoofias kui sellist kõike läbivat midagi sellist. See oli mul selline ideeline kujund. Et juuda midagi sellist on. Midagi vastad selle plotiinossa sellele ühele, mis on seal hoomamatu, haaramatu, mõistetamatu, selgitamatu. Aga sellel hetkel ta oli ikkagi veel sellises nagu ideelisel või mentaalsel tasandil, et see nagu kogemuslikult, et tunne on, et see on nii, aga et seda kuidagi kogeda või et öelda, et ma olen ise selleni jõudnud, et sellist nagu ei olnud. Nad on sellised esimesed nagu sellist kõik hingab koos kokkupuuted olid ikkagi seal 2019, kui ma siis nende loodusrahvastega nagu kokku puutusin, indiaanlastega ja seal et sellised mingid väga ilmselged siis sellised tugevad sünkroonsused, sünkroonsused on siin saatest eraldi juttu olnud. Ja et sellised ja siis kui seal Ameerikas olles on seal ka pikalt olnud nende koos. Siis taju häälestub mingile teisele lainele ja hakkad märkama asju, mida olemised ei märganud on, ma arvan, see on see. Jah, või isegi see, ega need indiaalased, nad ei nimeta neid asju imedeks, et asjad lihtsalt juhtuvad, aga et kui sul mingid hakkad nagu, et sul kogemus välja satuvad imed, et siis iseenesest juba see vana pilt lahustub. Ja see sügavus, mis tekib nagu kogemuslikult selle tõestusega või selle looja endaga, et see muutub nii tugevaks. Võtab Kolakowski hästi, Poola katoliiklik filosoof, et selleks, et ime näha peab, sellesse kõigepealt uskuma. Meil on ka oma iva selles jutus seeseks. Ja see kõrvalt kohe, kelle tsitaat see on, aga et
ime võib see, kes ei usu, et kui ta isegi kui ta näeb ime, siis ta ikkagi ei usu seda. Pead alati oma teooria päästmise nimel oma kogemusest lahti ütelda, nagu Rupert on kenasti on. Sheldrake. Ja ja siis kõige viimane, see vahest ma nagu mõtlen selle väga, et mida need indiaanlased mulle seda rääkis, ütlesid, et me nagu, me jumalast ise, nagu jumalast me ei räägi, et me räägime temaga otse. Ja siin tuleb see palve aspekt. Et see on üks asi, mis ma sealt nagu, mis ma neilt siis õppisin, et on see kõneleda on võimalik nagu kahte moodi. Et üks viis on, kuidas me siis sinuga siin kõneleme. See on selline nagu horisontaalne kõnelemine, et see on siin selles tasandis oma vahel, aga siis teine kõnelemine on siis vertikaalne, kus sa siis, see kõneviis, kus sa, ongi see palvekõneviis, kus sa siis räägid otse temaga. Ja nemad on veel väga niiviisi nagu väga nagu jõuliselt eraldavad neid, et ainuke kõne, millel üldse mingit, jumalast üldse kõne, et see natuke haakub selle eelmise jutu ka, et mida siis Hillman ütlesid, et you can say even nothing about it. Yeah. et you can only talk to it. Ja. Ega see ei olnud ka küsimus, see oli sul. Jaa. See oli jah see vahepõrge, mis mul endas hakkas sees, aga ma mõtlesingi, et võib-olla ole hea räägi nendest, kui see pööre on siin toimunud, et võib-olla need olulised verstapostid siis. Kõige olulisem verstapost on kohtumine, nüüd talle tagantjärgi, kohtumine vaimuliku oma, no kuidas võtta ja kõige olulisem verstapost on ikkagi koroona. Ja püüd mõista seda, et mis siis üldse nüüd siin toimub. Ja veel kord, et selleks ajaks, kui koroona tuli, Petersoni ajal me olime ja eks see usaldus selle asja vastu oli niikuinii juba, aga see, kuidas peavoolumeedia suhtus Petersoni, see võttis nagu viimasegi, ütleme, sellise usalduse selle asja suhtes ära, nii et kui see koroona ja vihtaks mõeldud selle pealegi, et nüüd vaadata Aktuaalset Kaamerat ja et see nüüd ongi kogu lugu, et mul lihtsalt see mõte ei tulnud isegi pähe kordagi, et see on nüüd järsku kogu lugu, mida nad seal jauravad. Et ma hakkasin kohe otsima konspiratsiooniteooriaid ja pikk lugu lühikeseks. Jõudsin Paul Kingsnorthini, briti kirjani või inglise kirjanikuni ja kes siin käis meil möödunud aastal ka Tallinnas, kes sisuliselt ütles, et me oleme tunnistajaks selle materialistliku maailmavaate kokkuvarisemisele. Ja tema siis, ma intervjueerisin teda möödunud aasta 2022 augustis. Ja see kokkuvõte erinevad, aga jah, üks lause, mis mul sealt tuleb meelde, on see, et nende viimaste aastate kõige tähtsam tulemus on see, et suur osa rahvast on kaotanud oma valitsuste vastu igasuguse usalduse. See kõik, mis toimus, oli nii absurdne. Ja tundub tagantjärgi veel absurdsem. Ta pani kuidagi selle asja konteksti, et on see tema essee Rist ja masin, mis oli minu jaoks väga silmi avav. Siis tema aastus 21, nagu ta ütles, ise enes oli ka ootamatult õigeusku ja siis käis Aatosel, siis ta rääkis mulle või sealt ma sain selle Kyriakos Markidese Vaikuse mäe, mille ma lugesin läbi. Ja jällegi selle mõju lastusin siis möödunud märtsis Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku liikmeks ja kui sa nüüd küsisid olulist teetähist, et see oli nüüd väga niimoodi markeeritud, et see võib tagasi kerida, kui on, aga seal on see vaimulik isade süsteem ja ne kohtumine ja ma arvan, et kõige olulisem pöördepunkt on 2. september möödunud aasta, kui me rääkisime esimest korda palvepraktikast. Et mida
ja et näed, siin on meile palveraamat ja siit, nüüd on nii, et loed, eks hommikul loed siit leheküljest selle leheküljele ja siit leheküljest selle lehekülje ja need harjutused ja näed, et oleks mul olnud seda eelnevat kogemust, et oleks mul kergi 15 aastat tagasi öelnud, et hakkad siit palveraamatust neid asjad loisema, jurana. Raamat oleks lennanud. No ma esiteks seda kohtumist poleks olnudki üldse, aga lolliks läinud. Oleks olnud see sama äärmises ülbusesse, aga siis hakkasingi tegema seda. Ja olen teinud siiani ja see on olnud väga raske. Ma arvan, et see kriis, mille ma siin nüüd läbi käisin aasta alguses, ikka 3-4 kuud ikka väga tõsist depressiooni, see on kõik sellega seotud, see hakkab muutma seespoolt see praktika. Ja see reaalselt muudabki. Ja ega see, et see ei ole mingi Mickey Mouse jutt. See reaalselt, kui sa seda või kuidas see saakski teisiti olla, iga päev. Mul on praegu ikkagi hommikuti vaata tund ja õhtuti teine. No mitte päris. No koos meditatsiooniga on õhtul ja hommikul ja õhtul tund peaaegu. Ja ma reaalselt tunnen, et see on mind muutnud. Pluss kõik muu sinna ümber veel, eks liturgiad ja paastud ja asjad. Aga see asja point ongi see, et see muudaks. Seda ma palun iga päev, et ta muudaks mind. Nii et see on see... Et seal astroloogias minu jaoks see küsimus õhku, et okei, et ma tean, kus need planeedid või et mis ma siis tegema pean. Et olen selline, umbes on nagu selle 5 suure viisikuga, eks olen robotiline ja seda teist ja kolmandat, mis ma tegema pean. Et see Kingsnorthi lause ja et Jeesus palve see it will transform you from within, et see mystical claim. Et eesti keelde siis, et see hakkab, Jeesus palve hakkab muutma sind sees poolt ja kuidas see toimub, pole õrneimugi, aga ma tunnen, et see muudab. Punkt 1, ma rahunend. Punkt 2, ma ei taha siin üle praalida, aga ma reaalselt tunnen seda, et see on et see palve praktika oli mul olemas tänu Sheldrake'ile, see soovitus oli see, et palvete iga päev 20 minutit, ma seda tegin ju mitu aastat enne, aga niimoodi oma sõnadega aga seal on ja see on, ma ei tea, kas seda on näinud see Kingsnorthi ja Markidese vestlus, mis mul on seal, mis ma tegin, see on super vestlus. Mis ta on ikka? Ja, et mul on vaja meetodit, ma ei mõtle seda omast peast välja, see on, ma arvan, et selle 7 aasta ja meeldib seda lause, et punkt 1, et mul on vaja meetodit, ma ei mõtle seda oma peaga välja ja punkt 2, et hei, et here's the ancient Christian mysticism and you can do it. Okay, it's doable, ja veel kord, et see on minu tee olnud, eks, et mida keegi teistele soovitada midagi, aga see on minu puhul just see, et on vaja meetodit, on vaja harjutusi. Ja regulaarset harjutust ja tahtmist muutuda ja see tuleb siis, kui aga veel kord, see oli alles pärast 2007, kus ma enda arvates oli muutunud juba niigi. Nii et siuke lühike vastus sellele küsimusele. Ja. Aga it's a mystical claim, yeah. It will transform you from within and it's a mystical claim, see mulle jäi väga. Ja, need on see, neid vestluseid palvest on mul viimasel ajal ka, just kuna ma liigun seal rohkem mööda neid indiaanlaste radu ja neid rituaale ja asju seal, seal palve on nagu see, kogu selle asja kese ja mõni palve kestab tundidelt vähem, mõni palve kestab 4 päeva ja siis mõni palve kestab 4 aastat. Ja. Paulus ütleb ka, et eesmärk on see, et palvetage lakkamatult. Thessaloniklastele kirjas. Ja seal mõned asjad, mis ma saan kuulda, on tund seal siis nende indiaani vanaemad ja vanaisad on ju, kes on siis seal, ütleme, imikus saati on siis seal oma vanaisate vanemate kõrval üles kasvanud ja selles vaimus üles kasvanud ja nemad on siis
siis sellises põlvede üleses palveruumis üles kasvanud ja on olnud siis õnn näha selliseid 7-80 aastaseid palvetavaid indiaani vanasest ja vanamaid, siis üks asi, mis ma sealt olen kaasa noppinud ja mida ma olen siis ka, üks see, et lihtsalt üldse õppinud siis rääkima loojaga, kuidas sa siis üldse räägid, on ju, mida sa räägid ja neid asju ma siin teistele inimestele edasi rääkinud. Neid õpetusi ja üks asi, mis mul seal eriti hästi meelde on see, et kui palvet teed, et siis see peaks olema nagu võimalikult selline nagu arusaadav sulle endale. Et sa nad öelnud, et peab südamest tulema. Südamest tulema, et kui palve on selline nagu väga segane, et siis ütlesid, et siis looja ka sust nii hästi aru ei saa ja lõppkokkuvõttes, mis sa see palve teed, sa tegelikult sa lood ise ennast. Et endale selline selge rada ette panna, et nojah, selles mõttes see oli alguses õigeusus oli väga võõras, meil ongi palveraamat ja sealt on lihtsalt lased sellest leheküljest selle leheküljeni ja seal jäeta sul ise tegevus, ma olen ka üldse loobunud oma sõnastatud nendest, et loengi see neid ja see oli alguses väga võõras, aga nüüd ma olen selle ka ära harjunud, see on et see probleem on lahendatud niimoodi. Jaa. Räägi ole ja siis, meil on siis see vene õigusk on ja siis nüüd on siis nagu see vähe teine koolkond või see Kreeka suund on ju. Seal on jah. Visanda niiviisi tundmatule seda asja lahti. No põhimõtteliselt nimetatakse neid asju siis patriarhaatideks on, mis need seal alguses meil olid, Jeruusalemm, meie järjekorda ei julge peast enam nimetada. Tauri Tölptiga oli meil intervjuu sellest kunagi 22 vist detsembris, seal ta soovitan lihaks saanud loogos on selle intervjuu nimi. Aga võtame see, et Jeruusalemm, Antioquia, Aleksandria, Rooma muidugi. Üks on nüüd puudu mul anti. No see olegi nii oluline ja siis tuli õige varsti Moskva patriarhaat ja nüüd on seal need riburadapidi on need seal tulnud juurde, aga Eesti apostlik õigeusu kirik on siis osa sellest, Konstantinoopol muidugi. Konstantinoopoli oikumeenilise patriarhaadi osa, nii et jah, tema on siis üks nendest et venelased on jah eraldi ja muidugi kogu see nii et eks ta siuke paras segapuder see õigeuslik maailm on jah, et selgelt on ju ukrainlased õigeuslikud ja venelased õigeuslikud, eks. Mis see põhiprobleem, et see kiriku lõhe ja siis kui seal ühed Bütsantsi läksid ja teised Rooma jäid, et see on küll selline, võib-olla ma ei tea, kus me selle põhikoolis ja keskkoolis õpetati, aga mis see põhi... sealt seda, ja nojah, okei. Alguses oligi, esimene suur lõhenemine oli jah 1054 11, kui läks jah Rooma ja Konstantinoopol omavahel lahku. Seal oli juba, seal oli see, et eks Rooma riik lagunes ja juba see poliitiline ühtsus oli ammu alt läinud ja seal oli see aja küsimus, kui see kiriku lõhe. Põhiline, ütleme, see lõplik lõhe tuli siis, kui ristisõdijad seda siis Jeruusalemma seal rüüstasid 13 sajandi alguses. Sealt on see suur mõra ja haav jäänud. Aga see oli sama Kyriakos Markidesega intervjuus lehe 30. numbris, kus ta tõi hästi, et üldse sellist, et luua üldine selline pilt ütleme veel kord siis 11. sajand on see esimene lääne-kristluse, ida-kristluse lõheks ja siis 16. sajandi alguses reformatsioon, kus siis lääne kirik, see on need protestantlikke sekte on ju, need ei jõua keegi enam kokku lugeda, sealt hakkab see tohutu pihustumine. Et mis on, ma siis küsisin ta käest, et mis need on siis, sa küsisid, et kus see põhiiva on, et
või mis see, et kõige lihtsam vastus võib-olla või kõige lühem ja lihtsam või selle vastata, et ma küsisin Markidese käest, et mis nad siis, kui võtame siis need 3 Kristuse suundaks, katoliiklus, õigeusk ja õigeusk jälle hõlmab siis kõik, eks, Vene õigeusu ja Konstantinoopoli ja kõik muud asjad, et katoliiklus on andnud meile teaduse, ratsionalismi ja sellise, et nende arusaam oli see, et looduse raamat on Jumala kirjutatud ja kui me loodust uurime, et siis me saame Jumala kohta midagi teada. Et läänelik teadus kasvas välja ikkagi skolastikast ja lääne siis lääne kloostrites õigeusk on andnud meile selleks kogemusliku tee Jumalani, seesama, et askees ja paast ja palve löövad lahti mingi teise kanali, mis seesama ja protestantism siis on andnud selleks, ütleme, individualismi ja demokraatia ja kodanikuvabadused, nii et kõigil neil on oma roll olnud. Et võib-olla see oleks minu jaoks võib-olla hea lühike vastus sel teemal, et üldse midagi piiritleda. Ja. Aga enne seda oligi üks kuni siis 11. sajandil oli üks kristlik kirik, siis polnud sellist kõik oli sellist katoliiklus, tähendab kõik ühte, et see katoliikluse õiguse vahele tekib seal siis 11. sajandil esimene lõhe ja nii et see nende vaimsete kogemuslik tee Jumalani on vast õigeusklik seukene. Põhi võib-olla, see on nii ma olen ka oma tee alguses, aga nii palju, kui mina sest olen aru saanud. Ja, see juba ennem kõlas siin kristlik müst. Et liturgia tuleb enne, see on võib-olla hea, et liturgia tuleb enne siis teoloogiat. On siis ka õigeusus ja katoliikluses siis teoloogia tuleb enne liturgiat. See on muidugi siit õigeusu preestri selgitatud asi, et ju katoliiklastel võib olla teine nägemine, aga nii saan mina sest aru, et ikkagi kogemus ja siis kogemus keskne. Nii saan mina asjast aru. Ja kui nüüd kogemus keskusest rääkida, siis kui nüüd sinna Indiasse vaadata näiteks, et siin joogi autobiograafiad ja Paramhansa Yogananda ja siis kogu see Kriya jooga suund, see Sri Yuktesvaar ja seal ütleme, võtta ükskõik, mis tuntum mingi India guru on ju, või siis või seal mingid veel liidsed meistrid on ju Sidad ja Rishid ja seal India sellest müstistismis on see kogemuslik tee Jumalani, see ongi see alusfundament. Just. Ta Markides ütleb, et Aatlase mägi on Euroopa tiibet. Ja et see on kristlik jooga põhimõtteliselt. Aga selles mõttes on jällegi see, rääkisid enne sellest, et usud Jumalasse, et Kristluses on mingis mõttes asi lihtsam ja mingis mõttes asi keerulisem. Usud, et tõusis üles või ei tõusu. Kui elas ja tõusis üles, siis on see, nagu Kingston ütleb hästi, siis on see sündmus, mis muudab kogu universum, et sa pead kogu oma elu selle järgi muuta. Kui usu, siis see ma hästi unustada. Usu või usu, see on see, mis on Markuse evangeeliumi rida vist, et see langedabise poisi isa. Kuidas see oli, Jeesus teeb selle langedabise poisi terveks ja siis ütleb isale, et kõik, miski ei ole võimatu sellele, kes usub, ja siis isa ütleb, et ma usun, et aita mind mu uskmatuses. See on ilus rida, see võtab kokku asjana. Et kas tõusis või tõusus, et usun, aga aita mind mu uskmatuses. Saade hakkas meil pihta sellest Arnase tsitaadist on ju, et mul on selle veel ette, et siin ülemineku periood,
vana kultuuri nägemus enam ei kehti ja uus pole veel moodustunud. Ja siin paar päeva tagasi siis 12. juunil Ahto Kaasik jagas Facebookis Riigikogu infotunnis kõneldi looduslikest pühapaikadest. Nii. Ja minu arust nagu Jüle täpselt siis kirjeldab seda tsitaati. Siis kus siin on, et Tiit Maran viitas, mul on see päris markantne näide. Tiit Maran viitas ja ütleme, et mul korraks tekkis emotsioon, aga ma väga enam nüüd rohkem lihtsalt üllatun asjade üle ja vihaseks mind enam väga asjad ei aja, aga võiks ka väga vihaseks ajada kedagi. Tiit Maran viitas hiljuti ilmunud uuringule, mille kohaselt on 17 aasta jooksul pühapaikades lagedaks raiutud 8,1 ruutkilomeetrit ning viimasel ajal on pühapaikade raia kahekordistunud. Kas valitsus üldse peab pühapaikade säilimist oluliseks või mitte? Kui jaa, siis mida valitsus kavatseb teha, et need säiliksid needsamad paigad, mis meie inimestel on olulised? Ja kui mitte, siis kas on oodata, et ühel hetkel lähevad käiku ka kirikuaiad ja surnuaiad, ikka selleks, et liiga suure puidutööstuse toorme vajadust rahuldada, küsis Tiit Maran. Ja siis vastab siis peaminister. Selline segadus kahjustab loomulikult nii metsaomanikke, riiki, riiklike registrite usaldusväärsust ja bürokraatiat tekitab juurde. Juriidisi vaidlusi tekitab juurde. Oluliste kultuuriobjektide seiret ja kaardistamist maastikul teostab ikkagi Muinsuskaitseamet. Või saa. Pühapaigad, ma arvan, mis paljudele meie inimestele, aga meie, kes need on, need meie inimesed, see kogu asi on nii lagunenud ja pihustanud, et nad põhiprobleem on see, et ei ole ju aru saada, kes on need meie inimesed üldse. Osade jaoks, ma arvan, ei ole selline pühapaiga mõiste kõlab esoteeriliselt. Kõlab esoteerilise jurana, et on lihtsalt X tihumeetrit ratsionaalselt kasutamata puitana. Ja nii on. Et see, jah, see pihustumine, inforuumi pihustumine ja sellest tulenevalt kogu rahva siuke killustumine üle maailma muidugi, sest see infotehnoloogiline muutus on ju globaalne nähtus. Et ega mis sa siin muus oskad ütelda? Ja kuidas nendes oludes valitseda? Jääbki ainult hirmudele, ürgsetele hirmudele rõhumine, sest miski muu ei tööta. Kõik vaatavad oma kanalit. Ja ainuke poliittehnoloogiline vahend ongi hirmne. Nii saan mina näen seda asja praegu. Seda on seal alates koroonast köetud korralikult. Aga veel kord, üks oluline praktika on paast, suure paastu ajal mina lülitasin ennast nüüd lõplikult sellest uudistest välja ja ma pärast ei ole ka tagasi läinud, et praegu on ikkagi kuidagi tähtis oma mingi kes see ütles, see üks vene pühakutest, et kui leiad hingerahu, siis tuhanded sinu ümber pääsevad. Võib vabalt nii on. Kui nad saad Riigikogu infotunnist me seda olen loobanud seda rahu otsima. Mitte, et taga kuidagi üleolev olla selle suhtes, aga ise et pigem mitte. Peab vaatama, mida süüa silmade ja suuga. Peatume korra selle paastu teemal ka siis, et sa oled neid siis tõsisemalt seda paastu asja võtnud, et kuidas see paast on ju keskne siis nii palju, kui mina vaadanud. Ükskõik millise siis sellise vähegi religioosse eluviisi juurde, siis see paast on seal see alustala, et sina paastumas ja sinu sisemaailm ja võib-olla sul on kindlasti mingid markantsed,
seal noh, ma ütlen seal indiaanlased käivad mäe otsas 4 päeva ei söö, on ju. Ma seal Tommi või sellele Siim Lillele siis rääkisin, et ma selle Indrek Pargiga kokku puutunud ja seal tõlkinud neid asju seal nendest Lakota keelest otse, et neid õigeid tähendusi kätte saada. Et seal, kui sinna mäe otsa lähed 4 päevaks paastuma, kui paastis ilma vee ja söögita, et otses tõlkes see tähendab siis, et sa lähed sinna mäe otsa nagu Han on öö ja Pledži on nagu nutma, et sa lähed sinna mäe otsa nagu ikka visiooni otsingu moodi Indra Reinpuuga on intervjuu nüüd järgmises lehes, mis tuleb, seal on nendest asjadest juttu. Et seal jah, seal see sinna mäe otsa nutmine, et see mõte on see, et sa lähed sinna üles ja siis oled ikka, Siim ütles hästi sellele, et sisuliselt seal vaimudel hakkab sul lihtsalt kahju, et sa oled seal nii sellises täbaras seisus ja sealt tulevad aitavad sind. Siim ütles, et sellist läbi vetinud kassipoega. Ja, muudad ennast poorseks just nende mõjude suhtes. Ja ma oli plaan minna isegi selle Indra Reinpuu visiooni otsingule, aga nüüd see, kus on see sama, et minnakse seal tõmbab 5 meetri selle läbimõõduga ringi ja oled siis 3-4 ööpäeva seal sees söömata ja joomata ilma millegita. Seda ma oleks tahtnud teha tegelikult, aga mitmetel põhjustel jääb see 100 aasta siiski ära, et võib-olla edaspidi kunagi. Aga minu et ma visiooni otsingut ma ei ole teinud, aga ma tunnen selle järgi sellist, et hakkas ka pihta ikkagi Sheldrake'ist, hakkas kõik, see sama palvepraktika, eks tuli sealt paast, jällegi, et kõikidele religioonidele ühine, et seda esimest korda me tegime 6 päevast veepaastu vist juba, kas see aasta oli vist 5. aastat. Et 5 päeva, esmaspäeval alustasime, ka mõlemad tegime ja siis laupäeval päikseloojangul lõpetasime. Aga see oli jälle kõik selline isetegevuslik ja see üksikuid paastupäevi olen ikka teinud, aga nüüd on kirikus endale need asjad kõik niimoodi reglementeeritud, et on suur siis mis ta tuleb 50 päevana on see suur paast, mis lõpeb lihavõtetega. See ei ole muidugi päris kuiva paastu ma olen üldse teinud. Et see ei ole veepaast, aga loobud kõigist, see pisut 50 päeva taimetoita. Nüüd esmaspäeval algas apostlite paast, mis lõpeb 29. sel aastal, kuskil varieeruva pikkusega sõltub sellest, kus lihavõtted on. Et see aasta et praegu on 2-nädalane paast, jällegi laias laastus ikkagi taimetoit. Seal on kalapäevad on ka vahel, aga põhimõtteliselt eks paast on üks tähtis osa askeetlikust praktikast ja askees on, nii nagu mina Saarel, sõltuvuse vastand. Mina olen sõltlane, ma harjutan ennast siis niimoodi, et see on milleski loobumine ja niimoodi ta võtan, et on sõltuvuse vastand ja see on 2 olulist momenti, mis ma nüüd olen kuulanud siit ja sealt, et üks on see, et paastumine ilma palveta on fasting without prayer is demonic, ma ei tea, kuidas seda eesti keele ilusti panna, et demonlik, pole päris see, aga et see käib koos palvega. Ja teine asi, et seda mõlemad peab õppima armastama, et sa ei tee seda niimoodi vägisi, vaid see on selline vabatahtlik kingitus millegi suurema nimel ja see oli oluline selline kuidagi suhtumise muutus, mitte et kõnnid nina vingus ringi, et paastu on ja olen kangelane, et ongi see. Kõige tähtsam võib-olla kogu selles on see, et seesama Pauluse ettekirjutus, mida on väga raske täita, et olge rõõmsad. Tehke paastuge või tehke mis 100 imet, aga peast olete rõõmsad. Ei. Otsin siin sünonüümi verbile et ei käi teistele ajudele. Ja keeruline, aga
ma usun, et sellise pikaajalise hoolsa vaimse praktikaga ellu viidav. Vähemasti esimesed märgid on pooljulgustavad. Et see jah, et olge rõõmsad ja palvetage lakkamatult, ütleb Paulus. See on asi, mille poole püüelda. Selles traditsioonis neid täieliku kuivpaastega on või? Oled teinud ilma veetega? Kirikupaast on ainult suurel reedel siis on täielik kuivpaast. Aga kuivõrd see aasta... Päev umbes. See on päev, enne siis armulauda. Ja kuivpaasta, iga kord siis ütleme 8 tundi enne armulauda on ka siis täielik paast. Aga see ei ole mingi suur ohver aga seda vaimulik isa, et kuivõrd niikuinii nädal aega oli, niikuinii tegime vett, et siis seda nõuet ei olnud, et oleks pidanud suurel reedel nüüd kuivapaastadega. Aga just see vaimulik isade süsteem on ülioluline, et kui nagu see spordikujund, et kui tahate ikkagi hakata laskesuusatamisega tegelema, siis peab olema treener, muidu ei tule välja. Ja veel kord, et jällegi ainult enda kogemus, on vaja süsteemi minusugusel. Me mõtle välja seda oma peaga. Ja sama kord, nagu ma oma peaga välja jõudsin. Imeting sees on. Nüüd oli nime täitsa uskumata. Aatase mäel oli, ma ei tea, kas ma sulle seda pilti näitasin pärast näitana, saime seal kokku. Xenofontese luukombri ülema isa Spiridoniga. Käisime ta kabinetis seal. Mis saatsid pilti? Mis saatsin? Riiulid olid pealuid täis. Ülipositiivne, ekstravertne, ülipositiivne munk oli. Rääkis väga suure. Ja siis kõik küsite käes, et kuule, et mis on kõige suurem ime, mida sa oled tunnistanud elus? Siis ta jäi minutiks vait või paarkümmend sekundit. Kõige suurem ime on see, kõige suurem jumala ime on see, mis ma olin enne ja mis ma olen praegu. Siis oli veel, et minuti vait, siis tuli teine ime meelde. Et keegi munk oli läinud sinna luukambrisse, öelnud ukse pealt, et Kristus on üles tõusnud, mille peale kõik pealuud olid kooris vastanud, et on tõesti üles tõusnud. Ja see jäi mulje, et see teine ime on suurusjärgu võrra väiksem kui esimene. See tõi mulle endale kohale, et mis on ikka juhtunud, et kui ta üldse elus, mitte mingit alust ju. Et jah, et see rabas mind seal Aatasel. Et õhkkond on ka üsna spetsiifiline. Luukombri üle oma kontoris toimub vestlus. Ja ma olen seal, ma juttu vestnud nende päiksetantsijatega, kes on seal pikalt tantsinud, on ju võib-olla paarkümmend aastat ja nii, siis seal on 4 päeva vetti ja siis üks küsimus mu käest, et tead, miks me 4 päeva vetti ja ma ütlesin, ma ei oska midagi kosta, et sellepärast, et siis alles saad aru, kui tähtis vesi on. Täpselt nii. Ja ta on sõltuvuse vastane askees, jah. On oluline asi, jah. Ei eriti. Või teine, ma if you don't have fast, you only have feasts. Kingston, et ei ole paastupäevi, siis pole, siis on käinud. Joodikul on iga päev juubel on mingi siukene rahvakeelne ahorism. Tahtnud veel küsida seda, Tarnas tegi sulle sünnikaardi, kuidas sul see oli kogemus? Ja siinkohal on hea siis teha reklaamipaus.
sellel kanalil siis on ka siis üks sponsor, kelleks olen ma ise, kellele ma siis reklaami siin teen. Olen siin eelmise aasta lõpust professionaalselt siis viin läbi astroloogilisi konsultatsioone. Sellises traditsioonilises konsultatsioonis vaatame inimese sünnikaarti 1,5 tunni jooksul. See maksab 75 eurot. Teen siis inimesele sellise täieliku sünnikaardi ja praeguste planeetide transiitide analüüsi ja mis see siis sünnikaart inimesel teeb. Öeldakse inimesed planeetide liikumise ja maapealsete sündmuste vahel täheldatud kooskõlade seas peetakse kõige olulisemaks sünnikaarti, isiklikke transiite, ehk siis sünnikaardil sellel, kus planeedid olid isiku sünnihetkel, on tähenduslik mõju tema edasisele elukäigule. Soovitan tulla siis konsultatsioonile. Mitmed inimesed on käinud, väga head tagasisidet saanud. Ma olen enda sünnikaarti väga palju uurinud. Ma ise olin väga suur astroloogia skeptik, kuid kui sa hakkad seda tõsiselt võtma, nagu võtsid ka sellised kuulsad nimed nagu Carl Gustav Jung, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Copernicus, Richard Turner, Stanislav Grof, et siin ajaloos on palju selliseid säravaid, kõrgharitud doktorikraadiga teaduse ajalugu kujundanud inimesi, kes siis võtsid astroloogilist vaatepunkti tõsiselt, kasutasid seda oma töös. Miks mitte anda sellele võimalus ja vaadata, milline on sinu enda suhe sellega, mis seal üleval toimub? Me käisime ta isegi läbi, jah. Ma ei tea, kas seda, kui seda nüüd ma peaks selle peale õiskama, aga seal tekib ikkagi see, et eks ta põhimõtteliselt, kui ma nüüd räägin, kogemus on enam-vähem sama, et see sama suur viisiku, et okei. Mingi määral ma ütleks, et enne suurt viisikut ma ei, räägi korra, mis see suur viisik on? See suur viisik on, eks see keelepõhine mudel, et psühholoogias, jah, et test on all ja põhimõtteliselt töötab siis selle peale, et kõik inimest iseloomustavad omadussõnad jagunevad nagu viide suurde hunnikusse. Kohusetundlikkus, 5 põhiparameetrit: kohusetundlikkus, neurootilisus, avatus, ekstravertsus ja koostöövalmidus. Ja veel kord, kui ma kõigepealt joomise maha jätsin, sa üldse on lihtsalt mingi kompleks 47 aastat on mingi kompleksi pundar siin välja peal veerenud endale, õpetatakse teistele hirmuks, et sa üldse aru, mis toimub. See oli esimene asi, et on neurootilisus kõrge, need, et see on nagu annab mingi asja, millele toetada. Ja samamoodi see astroloogiline mudel annab, et sellised asjad, aga mis edasi saab? Ja seal on suurel viisikul, mis ma selle teadmisega pihta hakkan. Igal juhul kasulik teadmine, aga mis ma pihta hakkan sellega? Mis on harjutused? What's the procedure? Ja sealt ma kummaski seda ma ei saanud, et see tuli ikkagi kirikust. Aga muidu, jah. Kosmose psüühia on super raamat selles mõttes, et tarnase panust sellest vanast maailmast lahti kangutamisel on väga raske mul üle hinnata. Vanast mõtteraamistikust lahti kangutamisel, aga sealt ei tule, ammugi ei tule kaasaegsest psühholoogias seda raamistikku, et mis ma siis nüüd tegema peaksin ja ma ei saa ka on vaja ikkagi mingit rituaalset raamistikku, on vaja mingid meetodid ja süsteemi ümber mulle, mis kellegile vaja on. See on enda asi, aga mul oli seda vaja ja lõpuks on see puhvet ikka püsinud, lõpuks on kirik püsinud 2000 aastat. Asjale on mõeldud. Ma mõtlen, siuke sõltlase mõtlemine oli, et kurat, mis siis nüüd saab, kui nüüd kanep otsa saab? Mis siis saab? Mis siis saab, kui see teine või kolmas saab otsa? Seda muret enam ei ole, et kirik elab minu üle igal juhul. Seda, et see on hoopis teine kuidagi teise sellise, see võib-olla see on üks võimalus seda muutust niimoodi napilt sõnastada. Ma nii selgelt mäletan seda,
Kanep, mis nüüd saab, kui seda enam ei ole? Kus ma nüüd, mis siis saab? Et siis jagur mõtleme. Ja, eks see kirik 2000 ja mõtlesin, nüüd see Amarannusega tegime, siis see Mesopot või see seal on 5000 ja läheb veel kaugemale, et teab, kui kaugel see asi, üldse kogu projekt ka vanas on. See astroloogiline projekt? No jah, muidugi. Nii kaua, kui seal vaevad need 7, mida seal silmaga näha on, et... Kaldalased käivad ju ka, tulevad ju Jeesule mürri tooma sinna. Matteuse evangeeliumi alguses ka. Nendest on ka seal juttu, jah? Muidugi. Need 3 tähetarka kaldast. Tulevad ju kõigepealt Herodese juurde, et on kuningas sündinud võetetavasti. Jah, seal see, kuidas see, sinna kreeklasteni jõudiski see, seal 4, see on siis umbes 4. sajand enne Kristust ja see astroloogia, et seal need tõidki kaldealased ja Babyloniast. No just, jah. Ja sellega, ja veel kord, seal on ka ikkagi taga on inimeste kogemused, et samad, mis Tarnas nimetas correspondence või siis, kus me lõpuks sina oled rohkem tegelenud selle asjaga, et see taga on ju see, et üle 5000 aasta on pandud tähele, et see, kuidas planeedid ja see, et üleval ja all on mingi vastavus. Et see on empiirika, mida siin meie kaasaegses maailmapildis rõhutatakse, et kõik peab olema tõenduspõhine empiiriline. Seda on 500 aastat järgitud, et on siis vastavused selle vahel, mis on üleval ja mis on all. Nii et jah. Aga jah, Tarnase juurde tagasi tulles, et tema rolli sellest maailmast lahti kangutajana või alternatiivi näitamine või sellele osutamine sellele, kui piiratud see meie praegune paradigma ja maailmavaade on, seda on väga raske üle hinnata, aga jällegi, mis nüüd puudutas ütleme siis praktilist abi, kõike seda teades, siis siin oli minul oli midagi muud vaja. Mis kellegi vaja on täpselt? Ja, ta on kindlasti, jah. Jah, ma ise mõtlen, et siin ju selle arhetüüpsastroloogia puutusime kokku juba siin tükk aega tagasi, aga siis tookord ta ei haakunud. Siis ma olen selle peale mõelnud ka, et miks ta too hetki ei haakunud ja miks ta siis järsku haakus, et see on ka mingis mõttes nagu kogemuslik ja kui nüüd kirjeldada seda, et nad siin ka mõndad inimestes on kokku, nad küsivad mu käest, et näiteks see et küsida, et mis on siis see põhjapanev muutus, mida see arhetüüpne astroloogia siis nagu on toonud sulle või mida ta siis nagu muudab. Ja siis ma olen nagu rääkinud seda lugu, et kuidas ta minuni üldse, kuidas siis hakkas avanema, et üks hetk ei avanenud ja siis järsku avanes. Seal esimene, kus see hakkas nagu hargnema, see niidiot seal siis, kui me käisime seal 2022 aastat tagasi või 3 aastat tagasi seal Lõuna-Dakotas seal päiksetantsul. Ja see päiksetants on, seal on mingi 4 aastat on seal vaja tantsida. Ja siis see läbiviija seal üks vana indiaani mees seal küsis mu käest, et sa tead, mis see pühendumis nagu tähendab, see 4-aastane palve ja ma ütlesin et pead 4 korda käima, et see on nagu selline pikk palveprotsess. Näiteks käetas see 4 aasta lõpuks siis need asjad, mille sa üle oled siis nagu seal palvetanud, et siis need juhtuvad või liigud sinna suunas, eks. Aga siis ta vaatas mulle otsa, et selle lubaduse, siis päike oli taevas, siis näitas päikse peale, ütles, et selle lubaduse teed talle. Ütles, et mitte mulle, ütles, et mulle sa võid valetada. Ja siis tema peale ütles, et talle sa ei saa valetada. Ja sealt hakkas hargnema, siis sealt läks edasi, seal, eks huvitav kombel, ma rääkisin Alarit siin, siis rääkisin Alarile seda lugu just siin eile, et kuidas see hargnema hakkas hargnema läbi siis need 3 kõige eredamat, kes meil on, päike, kuu, Veenus. 3 kõige valgus rohkemat siis seda füüsilist taevakeha. Et kõigepealt päike, siis kuu, siis ma selle
kõik need Eesti astronoomid, Jakob Hurda ja need ja võtavad loodusrahvad, siis nende kuuga on nagu asju aetud kõige rohkem. Nii babüloonlased, seda rääkis nii babüloonlased kui eestlased, kui kuuga rohkem lugusi, kuuga rohkem rituaale kui päiksega. Ja siis vaatasin seda poolt seal. Eestlaste vanim komme see kuu teretamine. Kuud näed, siis teretad. Põhimõtteliselt sa hakkad nagu suhtlema nendega, kui inimestega saab ja palves ka. Isikustamine. Ja see ütleb, et kui siis võib-olla see õige otsus on, siis see palve, see punkt on siis, ma ei tea, kes seal on siis Jeesus või midagi sellist on ju, siis seal see palvepunkt on siis see päike, kuu, siis see kolmas, siis see, mul oli, kus need kolm, siis see teekond oligi, et see kolmas oli see Veenus on ju see koidutäht, tehatäht, see kolmas kõige eredam. Et seal istusin seal nende rituaalidel, nendel peote rituaalidel on ju seal hommikul, siis hakkavad need hommikul laulu laulma ja siis hakkasin üksid tõlkima neid laule ja siis vaatasin, et laulavad siis sellele hommiku tähele seal Veenusele. Et palve siis otse sellele kõige eredamale kolmanda kõige eredamale tähele, palve. Ja siis nagu Jeesusega mulle kogemusi pole, aga öeldakse, et seal paljud on näinud Jeesust, on ju, räägitakse ja kõik, ja teised on näinud seal mingid babadžid ja et kui sa hakkad seal mingile kellelegi seal seda palvet tegema mingile kõrghingele, et siis ta võib ka ilmutada sind endale ja saadki tema seda tervendust alt, eks. Ja häälestad mingile teisele tajusagedusele, kus asjad, ma arvan, et see üldine loogika on sama, aga ikkagi see sama, et ei saa hakkama ilma rituaalse raamistikuta. Selleks jällegi Justin Smith ütleb seda elust, et muutus hakkab pihta õigest seltskonnast, on vaja inimesi ümber, et ei... Seda ütles Kingsno sellest, et kui temal see pöördumine hakkas, et proovis seal ka igasugu budismi ja paganlikke usundeid ja mis kõik veel, aga et siis, et valgused et Kristus ei olnud üldse kaardil ja siis et ma alguses olen üksi kodus kristlane, kellelegi räägiga. See ei käi nii. Vaja ikkagi kogukonda ümber. Ja rituaali ja mis mõjutaks teisi meeli peale selle, kus kaudu meil kõik käib see. Pluss veel kõik see, millest me oleme rääkinud, siin palve ja paast ja kõik need praktikad, aga mis ma olen oma regulaarsed palvepraktikad vähem kui aasta, nii et mis ma siin ikka nii väga tuleb lihtsalt jätkata ja teha siis see on see sama, et sünergia, millest siin palju jahvatatakse ärikoolides ja et see on sama Jumala inimese vaheline koostöö, et teed oma poole ära ja loodad, et teine pool siis teeb teise poole. Arvan ma praegu. Jaa, väga hea. Mõtlen siia seda lõppu seda. See on muidugi tegelikult juba päris hea lõpp, aga ma olen siin teeme siis nii, et ma olen siin, tegin siin mingi vahe seda veeprojekti ja neid eestikeelsed, ingliskeelsed veesaated. Seal iga saate lõpus küsisin siis, et kui vesi saaks kõneleda, mida vesi kõneleks. Huvitavad vastused tulid ja siis nüüd, esimese mõte tuli meelde siis, kui ma olin seal astronoomi juures seal Tartus on ja siis uuesti kargas pähe see, et võiks ka midagi nagu külalisest lähtuvalt küsida. Ja siis Tõnult küsisin, et kui tähed saaks kõneleda, mida tähed kõneleks ja tulevad ja sealt siis mõtlen, mis mu see viimane oli ja siis Karl Käsnapuuga küsisin, et kui surm saaks kõneleda, mida surm kõneleks ja siis Siimuga rääkisime, küsisin, et kui Saturn saaks kõneleda, mida Saturn kõneleks aga küsime sinult siis, kuna sa oled siis selle mis õige usu suund see on siis? Mis õige suund, või kuidas seda nimelt peab, see ei ole nüüd see vene suund, aga... Eks ta laias laastas on õige suund. Ikka õige suund, midagi riik põhimõtteliselt. Et kui nüüd selle vanad paradigmi järgi minu arust on ikkagi see, et teadlased on ühel meelel, et see ajalooline Jeesus oli olemas, on ju, et nüüd see siin saate jooksul rääkisid, et kas usud ja usud, et kas tõusis üles või tõusud, et kui Jeesus saaks kõneleda, siis mida ta kõneleks täna?
ja eks ta on oma apostli läbi kõnelenud, et olge rõõmsad ja palvetage lakkamatult. Ma arvan, et see on minu jaoks see tuleb olla rõõmus. Ükskõik, kõik muu on vahend selleni jõuda. On keeruline, minusugusele eriti, aga tead, üritame tuleb praktiseerida. See ikkagi jah, olge rõõmsad. See on kõige tähtsam. Aga ei ole lihtne alati, nagu me omas käest teame sinuga. Aga seda olulisem. Ja ja parandage meelt. Jah, meeleparandus kõige olulisem. Ja kui see meel on parandatud, siis parandage meelt, sest taev oli ikka lähedal. Siiski juhudialoog siin. Aitäh sulle, Ardo. Tehaks.